neid muresid ei olegi nii paksult. Mis sest, et vahel argine näib elu, et hing sul vahel lampjad jalga tatsub, et kõrv ei kuule, häirib pakatelu. See, kes on ületanud argi ilma pelu, võib tihti mõtet koondada, et laksub. Tal kestab sisemine keskustelu, ka siis, kui sarvik ise südant katsub. Kes suve leitsakus võib tunda talve kargust, kes talve tuisus usub haljusesse, see tallab surma, tallab elu arvust. Ei usu ühte ta, vaid usub paljudesse. Nii nagu aastaaeg aastaks kokku liimub, nii hing tal mõistusega lauseks liitub, riimub. Ükskord ammu maailma alguses, kui aega ei olnudki veel, või kui oli, siis päeva valguses kulges vaid tema tee. Esiisade kodu oli see maa, täis imelist imeväge, sõudis pilvede keskel üks ainuke saar, suur ja võimas ja vägev. Haldjad ja trollid ja teisedki rahvad, kõik nad elasid seal, kui vaid oskasid uskuda, maailm oli vahva suure saare peal. Kuid oskused kadusid, nõrgenes usk, et maailm on ilus ja hea. Hing tundis rahutust, meel oli must, aimas, et miskit ei tea. Vanade aegade viimasel päeval, kui viimane laps kaotas usu, ununes teadmine välja, kuis näevad need haldjad ning mis neist ka kasu. Aegade ajastu mürtsuga saabus, kukkus keset saart, ette hoiatamata maandus ta ning killustas kogu maa. Suur saar see lagunes 1000 tükiks ja taevasse laiali lendas. Ja aeg ütles, seni te olete üksi, kuni imet näeb igaüks endas. Prooviti uskuda, tabada imet, et maailm see tulla võiks kokku. Ka haldjaiga prooviti saada sidet, kuid sellestki polnud end tolku. Iialgi enam ei taastunud saar lõplikult tervel kujul, kuid ajastu möödudes uskudes taas ta korrakski kokku ju ujub. Andres Ehini luulet hakkasin lugema juba möödunud sajandi 60-ndatel. Veel enne, kui olin tutvunud Alliksaare loominguga. Nii et tema koos Paul-Erik Rummoga olid need, kes sillutasid mulle teed Eesti kõigi aegade suurima luuletaja kuju juurde.
kuid Ehin on rohkem kui lihtsalt sissejuhatus Alliksaarele. Ehinit iseloomustab puht ehinlik muigav tõsidus või hoopis surmtõsine muie, mis oli suunatud korraga nii Maarjamaale kui ka läände ja itta. Ja veel siiras, peaaegu lapsik uudishimu ning kaasajamisvõime ükskõik kui kaugele ja ükskõik kui väikestele rahvastele ja kultuuridele. Ja kõik see kerge irooniaga, mis võib-olla hoopiski varjas surmtõsidust. Me ei olnud tuttavad, kuid olen juhtunud paaril erineval korral Ehinit kuulama. Tundus, et ta proosa või õigemini, mis proosa see on, improviseeritud ettekanne on luule jätk, samal ajal kui ta proosa on juba rõhutatud või samal ajal kui ta luule on juba rõhutatud proosaline. Ma ei mäleta, millest ta rääkis. Või õigemini mäletan, aga ei mäleta ka, sest see polnud nii oluline. Oluline oli see soe tunne, mis mulle ta jutust jäi. Nii kirjutas kord Andres Eginist Eesti semiootik ja kirjandusteadlane Juuri Lotman. Head sõbrad, meil on au ja rõõm teid tervitada 33. Petti Alverile pühendatud luulepäevad, Tähepünd. Luulepäevade seekordne teema on: kõik ongi olemas, mida iganes suudan endale ette kujutada. Ning on pühendatud Andres Ehini, Kristiina Ehini ja Liis Eppeleni Ehini luuleloomingule. On aeg saada tuttavaks meie seekordse akadeemiaga. Ajakirjanik ja teatrikriitik Margus Mikomägi. Teatrikriitik ja ajakirjanik Margot Visna. Eesti näitleja ja teatrilavastaja Priit Pedajas. Ugala teatrinäitleja Karmen Tabor. Stsenarist, režissöör, näitekirjanik, teatrilavastaja ja kultuuriajakirjanik Gerda Kordemets. Näitleja, lavastaja ja pedagoog Toomas Lõpuste. Improteatri Impeerium näitleja Maarjus Pärn. Eesti lastekirjanik, luuletaja, prosaist ja tõlkija Leelo Pundamäe. Eesti luuletaja ja tõlkija Liis Eppeleni. Hea akadeemia, aeg on anda ametivanne. Ja nüüd korrake palun minu järgi. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Räägi tasa minuga. Tasa taibata on kergem. Tasa taibata on kergem. Inimrõõmu hingehärmi. Inimrõõmu hingehärmi. Tunnen, taban läbi tuule. Tunnen, taban läbi tuule. Ainult surnud sõnalärmi.
ainult surnud sõnalärmi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Armas akadeemia, kõik te asud töökust. Sõna on Jõgeva vallavanema. Palume proua Helle Kajaste. Austatud saalis viibijad, tere tulemast Jõgeval, Peti Alberi sünnilinna. Peti Alber on kirjutanud: võta vastu kõik varased õied, kõik inimpuu hilised viljad, kõik lauluta langevad lehed, kõik oskaja astlad ja okkad elu enese andide aias. Kuidas muidu jõuaks su juurde lõotiibadel sillerdav sõna, kuidas leiaks mujal sind üles maaterale mühisev mõte. Tahaksin soovida meie akadeemiale, et kõik need sillerdavad sõnad ja mühisevad mõtted jõuaks kohale, et nad suudaksid objektiivselt hinnata, kes tuleb selle sõnumiga paremini toime, kes võib-olla veidi tagasihoidlikumalt, aga et kõigil oleks tore, huvitav veeta need 2 päeva siin Jõgeval. Ja selleks tahaksin žüriile üle anda väikesed märkmikud ja pliiatsid, et nad suudaksid märkmeid teha, sest kõik ei püsi ju kogu aeg meeles. Ja korraldajatele tahaks natukene soovida energiat, et pidada vastu see 2 päeva ja järgmisel aastal jälle ja uuesti. Kõike head teile! Nüüd on tulnud tervitama Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimees. Palume härra Tiit Lääne. Tere kõigile! Rõõm on teid jälle siin näha. Et see on uskumatu, kui kiiresti aeg läheb, et alles nagu oli november 2024. Ja nüüd oleme aasta edasi. Aga kui täna linnas sai ringi liikuda, siis oli selge pilt, et see aeg on jälle käes. Linna tänavatel oli hästi palju noori, lähedalt ja kaugel. Ja see annab kinnitus sellest, et Peti Alberi luulepäevad saab teoks. Täna homme on siin tutvustamisel Andres Ehini, Kristiina Ehini ja Liis Eppel Ehini looming. Ja kui ma paar kuud tagasi sellest lugesin teada said, siis mulle meenusid need korrad ajad, kui Andresega ja ka Liiga kohtusime, olime koos ja Andresega võib-olla väga palju ei tea, et me uurisime Eesti raskejõustiku ajalugu. Et lisaks sellele, et luule oli Andresele väga oluline, oli talle ka spordi teema. Just see raskejõustik, mis oli Eestis siis 20. sajandi algul. Ja Andres sellest ka kirjutas midagi. Ja veel kohtusime spordirinde temaga koos maleturniiril, kuulus Pühajärve maleturniir, kus Andres mängis ja Kristiina oli tema treener kaasas sellel turniiril. Väga ilusad mälestused ja Eesti Kultuurkapital on alati Peti Alberi luulepäevi pidanud oma südameseks toetada, et mida siis veel kui mitte sellist sündmust. Ja omalt poolt siis soovin teile tänaseks, homseks ilusaid elamusi, loominguga tutvumist, meenutamist ja kindlasti saavad osad siis homme pärjatud ka laureaadi tiitlitega. Nii et edu teile nendeks päevadeks. Sõna on Eesti Harrastusteatrite Liidu juhatuse liikmel ja Jõgeva valla kultuurijuhil. Palume proua Tiina Teelma. Imeline 33. hivissügis. Ja teada tunda jälle ja taas, et teie olete need noored õpetajad, head
luulearmastajad, kes te toote kingituse Jõgevale, sest Petti Alveri luule on suur pärand. See on seotud kingitusega. Ja igal sügisel saada sellist kingitust Jõgeval, mida siis veel oodata ühelt pärandil. Me saame tunda tänulikkust teie ees, head koolinoored, head õpetajad. See on väärtus ja kui see on 33. korda, siis on see imetlusväärne. Edu, loomingulist lendu akadeemiale ja 2 päeval sünnib siin imesid. Ilusat aega teile Jõgeval. Korraldajale soovin jätkuvat jõudu ja Petti Alveri juubeli eelõhtul on loomulikult palju mõtteid juba peas, kuidas 2026 toimetada, milliseid ideid ellu viia ja korraldajale energiat. Siin võttes. Head inimesed, igal aastal siin saalis viibides tekib hingematel tunne, et kõik inimesed on head ja mina olen hea ja kogu maailm on imeliselt hea. Ja selle tunde tahaks võtta peopesale ja hoida teda soojas kogu ülejäänud järgneva aasta. Ja nii juba 33 novembrikuud järjest. Head sõbrad, lõpmata suur aitäh kõigile osalistele ja loodame, et saate ka edaspidi osalema sel imelisel teekonnal tähetunnist tähetunnini. Olgu need 2 päeva mõtteline kingitus meie kodulinna poetessile Petti Alverile ja suur kummardus kõigile Eesti luuletajatele. Esimene etendus algab kell 11:00.